Heikki hei, tšauki tšau, oled kuulamas Murgin taskuhäälingut Tähevoog. Mina olen Jaanika ja mina olen Pluto klassist. Hello, mina olen Anni ning mina olen samuti Pluto klassist. Meil on nii hea meel, et oled täna kuulamas meie taskuhäälingut. Meie tänaseks eesmärgiks on tutvustada meie kooli just nendele, kes ei tea väga palju või ei tea üldse. Meil on meie esimene külaline Raino Liblik, meie koolijuht. Tere tulemast! Tere! Mul on väga hea meel, et ma sain selle au olla esimene. Muidugi, kuidas siis muidu? Ja selles ainulaadne võimalus, et esimene podcast meie majas, meie uues stuudios. Nii et mul on selle üle ainult väga-väga hea meel. Ja mina kohe võtakski siit üle, et meil on uus kool ja kõik siuke, et nagu meil on kindlasti inimesi, kes meie koolist juba teavad nagu väljaspool kooliga, aga kuidas teie tutvustaksite nagu meie kooli nagu inimestele, kes väga ei tea või on lihtsalt nime kuulnud? Meie koolil on selline tore asi, et meil on nii palju punkte, millest me võiks rääkida ja seda kooli tutvustada. Aga võib-olla, mis on peamine, me oleme ju esimest aastat tegutsev kool, et me alles sügisel avasime uksed ja esimene poolaasta on nüüd möödunud ja esimene poolaasta on ikkagi väga-väga tähtis, et kõik need meie ideed, mõtted, plaanid ka kenasti teoks saaksid ja teostuksid ja kogu see tutvustamisel on kindlasti oluline aspekt ka meie väga, võiks ikka öelda, et vingel koolihoonel, et sellist arhitektuuri mujal ju ei ole Eestis kohata kuskil, et ja just ka hästi oluline aspekt on see, et meie maja on just mõeldud sellele vanusegrupile ehk ainult gümnasistidele. Ja üldse, kus see kool meil asub? Me asume siis ju ülikooli linnaku ja Tehnopoli juures. Ja kõik need aspektid kokku annavad ka meile siis selle võimaluse, et kogu seda kooli sisu, õppekava, igapäeva tegevust vastavalt sellele ka kujundada. Ja ma nõustun ka, et seda on nagu näha ka ise õpilasena. Aga kui me mõtleme nüüd tulevikule, siis kuhu te näete arenemas meie kooli? No meie jaoks on loomulikult ju suur väljakutse see, et esimene poolaastat oli kindlasti märgiline ja siiralt hea meel on, et oleme saanud kenasti asjad jooksma, aga loomulikult on veel ju siit edasi minna, et järgmine aasta tulevad jälle uued õpilased ja nii edasi, ehk pikk tee on selles mõttes minna, aga kui me vaatame, et mis võiks olla ühel gümnaasiumil üldse idee ja mõte, miks üks gümnaasiumis peaks õpilane õppima, siis loomulikult see on aspekt ja koostöös siis meie heade partneritega siin nii teiste riigigümnaasiumide, aga loomulikult ka siin lähimad on kindlasti Tehnikaülikool ja teised majanduskool, aga ka kõik teised toredad koolid ja partnerid, kellega me koostööd teeme, et kuidas siis sünergia koostöös sünnib ja kuidas me sellest saaksime siis tänapäeva tööturu ootustele ikkagi valmistada noori ette, et nad ka ülikoolis teeksid paremaid valikuid, edasiõppimise parimaid valikuid ja leiaksid siis oma hea koha, et hea näide on selles, et ka meie näiteks valikainete süsteem õpilane tõesti saab katsetada, proovida erinevaid võimalusi ja eeldusi võiks olla see, et ta saab omale siis sobivama leida, aga kui ta kohe ei leia, siis ta saab vähemalt proovida ja tulevikus, kui ta läheb edasi õppima näiteks, siis ta juba teeb võib-olla paremaid valikuid, sest ka ülikoolides ja edasiõppimisel on sageli see, et võib-olla esimesel kursusel avastatakse, et see ikka ei ole minule. Aga proovime siis juba natukene valmistada noorte ette tulevikuks ehk siis edasi ülikoolis õppimiseks või kutseõppeasutuses õppimiseks või ka juba pikemalt tööturule kunagi sisenemiseks. Kui te mõtlete nüüd, et teie oleksite 9. klassi õpilane, mis põhjustel valiksite teie Murgi? No, mis tagasiside noortelt on täna tulnud, et mis neid eelkõige inspireerib, kõnetab eelkõige rohkem. Ja kui mõelda ka teie peale, kes te siia tulite alguses, et mis see tagasiside oli. Loomulikult me ei saa üle ega ümber meie vingest koolihoonest, sellest kosmoselaevast,
kõik see idee, mis siia on toodud ja kõik see, et see on just mõeldud gümnasistile. See on kindlasti üks suur oluline aspekt, aga ega hoone on hoone, et hoonest ja koolist teeb ikka selle kooli sisu. Ja hästi oluline on, hakkame siit järjest minema, kindlasti meie päevakava, meie õppekorraldus, meie nädalaplaan, aastaplaan, kuidas meil need asjad siin toimivad. Ja loomulikult see õppekava sisu, mida me siin pakume, et võib-olla ainete seostatus, mis võib-olla alati ei ole lihtne mõista, et miks see hea on ja kui sa oled harjunud ka põhikoolis õppima näiteks hästi ainekeskselt ja siis järsku sa pead hakkama panema asju kokku, aga me oleme kindlad, et tulevikus see on kindlasti sulle kasuks ja sind aitab, mis iganes sa tulevikus tegema hakkad. Meie tohutu ja me selles vallas töötame edasi valikute võimalus noortele, et ta saab ise ka mingil määral ikkagi kujundada võib-olla rohkem kui tavapäraselt oma õppekava sellega, et tal ikkagi iga nädala näiteks meil on siis praegu 4 päev, kus õpilasel ongi tema nii-öelda enda valitud tegevused. Võib ka juhtuda, et see 4 päev hoopis sul näiteks järgmine aasta on pool päeva sellest sa saad tegeleda hoopis õpilasfirma loomise või uurimistöö ettevalmistamisega, ehk see paindlikkus ja võib-olla siis tagasisidest tulnud noorte ootustega suurem arvestamine, millega me igapäevaselt siis proovime nii-öelda toimetada ja tulla vastu. Ja, aga te rääkisite, et teil olidki nagu juba nagu algsed plaanid ja mõtted, et kuidas see kool üldse siin sündis ja nii. Et kui te nüüd nagu tagasi mõtlete oma algsele visioonile ja ideedele, kas need kõik on nagu täidetud nagu juhtkonna silmist ja kas mingi asi on tulnud ka nagu suurema üllatusena? Kindlasti ei ole kõik täidetud, sest üks on ju see suur idee ja mõte ja ma arvan, et see peab olema kandev, mille najale neid asju ehitada. Aga päeva lõpuks, kui tulevad majja inimesed, siis kõik inimesed on erilised, erinevad. Igal inimesel on oma ootus, oma harjumus, oma muster, oma käitumine. Ehk see kindlasti ühtepidi hästi palju rikastab ja loob meil hoopis uusi perspektiive ja võimalusi. Teise koha pealt see ei ole alati nii, et nagu me nüüd mõtlesime ja arvasime, et see hakkab nii olema. Et suures plaanis julgen küll väita, et see, mis me plaanisime, see on hakanud kenasti teostuma ja oleme suutnud seda ellu viia, aga siin kohal ei tasuks väga jäigalt sellest kinni hoida, sest kogemus, praktiline kogemus on kindlasti oluline. See, mis me iga päev siin kogeme, kuidas meil läheb, kuidas meie õpilastel läheb, mis on nende tagasiside, mida töötajad näevad, õpetajad, kõik teised koolitöötajad, seda tuleb arvestada ja ma olen seda meelt, et ei tohi jäigalt ainult olla kinni nendes ideedes, mõtetes, mis meil kunagi oli, nendes eesmärkides, ülesannetes, vaid tuleb ikkagi olla ka selles mõttes paindlik ja vaadata, kui mõni asi ei toimi, siis tulebki selle vaadata otsa ja proovida teha paremini. Aga ma julgen öelda täna, et meil midagi ei toimi, seda ei ole. Aga alati saab teha teistmoodi või teha teise valiku või natukene edasi arendada, parendada, sest uue kooli võlu ongi see, et kõik asjad ei saagi kohe toimida. Kõik asjad ei saa olla traditsioonilised, kõik asjad ei saa alati kohe õnnestuda 100%. Ja see ongi põnev ja mõnus, et me saame neid asju kujundada ja luua. Mida julgustavat te ütleksite neile, kes hakkavad praegu sisseastumisega tegelema? Et meil tuleb siin varsti infotund ja siis on meie, mis need on? Õpilasvarjutamine ja üldse kõik see periood tuleb nüüd hästi tihe ja hästi palju on tegemist. Et lihtsalt, kas on nagu mingeid soovitussõnu või midagi lihtsalt, et kas see raske aeg saab üldse kunagi läbi? Ma ütleks jällegi, üks võib-olla soovitus on see, et vastupidi, võta positiivselt, naudi seda aega. Et see iga, ja sul on nii palju valikuid ja võimalusi. Ühtepidi see on raske, ma saan aru, ega palju valikuid ei ole alati lihtne. Teistpidi jälle proovi võtta sellest endale parim ja ole positiivne. Ja kui üks asi ei õnnestu, küll siis järgmine asi õnnestub. Aga mida me vaatame on ikkagi ka teie pealt,
et ikkagi põhikoolist tulnuna päris tugev seos on sinu põhikooli hakkama saamise ja õpiedukusega. Ja just ka selles mõttes, et eelkõige mitte nüüd alati see hinne ei ole määrav, vaid vastupidi, mida sa teinud põhikoolis oled? Kui aktiivne sa olnud oled? Vaatame meie väärtusi. Näiteks mul omal siin pusal on selja peal see, et ärksus muudab maailma, on. Siis kui ettevõtlik sa oled ja ärgas sa oled, et sa toimetad, uurid, katsetad, proovid ja kui ei õnnestu, siis proovid uuesti. Kui sa põhikoolis oled ikkagi tegelenud ka õppimisega. Ehk selles mõttes vahest on see, et tulevad asjad lihtsalt kätte ja nüüd gümnaasiumis, millega tuleb arvestada kõigil põhikooli lõpetajatel, tuleb ju uus õppekava. Põhikool laob sellele baasi, platvormi, millele sa siis gümnaasiumis hakkad hoopis suuremas mahus asju peale ehitama. Nii et põhikoolis omandatu on väga-väga oluline. Aga nüüd, kui sa põhikoolis oled natukene siin võtnud asju kergekäeliselt, siis võib juhtuda, et gümnaasiumis ei olegi alati kohe lihtne, et sa pead selle kõik järgi tegema. Ehk mis ma tahangi öelda on, et palju pole jäänud, aga võta põhikoolis kindlasti täna maksimum. Seda lihtsam ja turvalisem ja mõnusam, ma ei saa öelda chillim, aga ühesõnaga mõnusam sul on gümnaasiumis ja mõistlikum on siin olla. Ehk see on üks aspekt. Ja veel kord, hinne ei ole alati kõige tähtsam. Tähtis on see, et sa saad asjadest aru. Et see seos, mis ma siin tahtsin just tuua, aga teie näitel, mida me praegu vaikselt oleme analüüsima hakanud, et hästi oluline on, et õpilane on iseseisev ja meie õppeained ju seda ka toetavad, näiteks Mina 2.0, mis just peaks toetama sind kui inimesena, õpilasena, noorena, endaga paremini hakkama saama ja enda asjadega paremini hakkama saama, siis selline õpirutiin, õpiharjumus on hästi-hästi olulised. Et vahest on ka see, et me näeme, et kui mõni õpilane on väga headel hinnetel õppinud, aga ta ei ole absoluutselt selle nimel pidanud pingutama, siis võib-olla gümnaasiumis tuleb hakata pingutama. Et selleks tuleks olla valmis. Ja kui sa selleks valmis oled, siis gümnaasiumis on, ma arvan, tore. See oli väga hea nagu lõpetamiseks. Aitäh teile ja ootame juba järgmist külalist. Ja siin on meie järgmine külaline Karmen Kisel. Tere! Tere, tüdrukud! Tere, Karmen! Kuidas sa kirjeldaksid, milline näeb meie õppekava praegust välja? Ja meie õppekava on ju praegu tegelikult tööle rakendunud juba, meie 10. klass G1 õpib usinalt selle järgi ja küllap ei ole teile enam võõrad sellised mõisted nagu ajajoon või maailma ja inimese kujunemise avakursus ja selle kõigega me tegelikult jätkame ka, et meie õppekava siis koosneb tegelikult meie põhikursustest, mis on riiklikus õppekavas ette nähtud kursused, neid on meil 70, sellele lisaks on meil valikkursused, mida on meil 14, 9 moodul kursust ja 5 täitsa üksikut valikkursust ja siis on veel kooli eripärakursused, mis meie koolis on siis mingis mahus seotud meie fookusega, mis on loodusteadused ja reaalteadused. Meil on praktilist loodust rühmatundidena kõigil klassidel, 2 kursust gümnaasiumis. Meil on 1 matemaatika lisakursus kõigil klassidel. Lisaks on meil lisakursused pandud inglise keeles, et kõik õpilased, kes soovivad, saaksid minna ikkagi C1 keeletaseme eksamile. Lisakursus on eesti keeles, et valmistada paremini meie õpilasi ette eesti keele riigieksamiks ja mõned lisakursused veel, näiteks me pöörame ju palju tähelepanu õpilase tervisele ja heaolule ja meie kooli eripäraks on ju Mina 2.0 kursused. Te kõik praegu juba saate seda Mina 2.0 esimest kursust. 2 kursust on veel tulemas järgmistel aastatel, need on teistsugustel teemadel. Aga võib-olla natukene ka õppekorralduses, see tavaliselt huvitab ka ju õpilasi väga, et kuidas meil siis näeb välja meie kooli õppepäev näiteks. Meie koolipäevad algavad 8:30 ja õpilasel on ühel õppepäeval tavaliselt 4-5 tundi. Ja õppetunnid on meil 4 päeval nädalas,
see tähendab esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti ja neljapäeviti meil tunniplaani järgset õppetööd ei ole, siis käivad kõik õpilased ainult oma valikmoodulis või valikaines. Ja näiteks kui neil mõnel perioodil valikkursust ei ole, siis on ainult pool päeva neljapäeval tegevust, aga kui on nii valikmoodul kui valikkursus, siis on neljapäevane koolipäev 8:30 kuni kella 3-ni. Jah, mis ma veel oskan ütelda, iga päev, väga huvitav võib-olla, mida igas koolis ei ole, meil on iga päev päeva keskel tunniajane kasuliku aja paus. Ja kasuliku aja paus ei ole vahetund, vaid see peakski olema kasulik aeg, mida saab kasutada erinevateks olulisteks tegevusteks, alates iseseisvast õppimisest ja lõpetades mentorvestlustega. Seal tunnis käivad meil arendavad külalised tegelikult teile loenguid lugemas. Samuti saab seal tunnis käia konsultatsioonides õpetajate juures ja nüüd uuendusena meil on reedeti kasuliku aja tunni ajal ka näiteks järeltöö võimalused, saab teha järeltööruumis ka reedeti kasulikul ajal järeltööd, et ei peaks peale tunde jääma järeltööd tegema. Õppekorral, 3 perioodi on meil õppeaastas, ehk et iga periood kestab 10 nädalat ja perioodide vahel on vahenädalad ja meie koolis siis tunniplaani järgne õppetöö ehk siis viimane periood lõpeb tegelikult juba maikuu lõpus, sellele järgneb vahenädal ja sellele järgneb valikkursuste nädal. Ehk et see on ka võib-olla põhjus, miks võib tunduda, et koolipäevad on pikad, aga kokkuvõttes õppeaasta, tunniplaani järgne õppeaasta kestab lühemalt, sellepärast et muudeks tegevusteks on ette nähtud eraldi nädalad. Jaa, aga meil oli ka enne kooli algust oli sisseelamislaager augusti lõpus. Kas see on ka järgmistele kümnendikele plaanis? Ja sisseelamislaager sai meil tegelikult hästi positiivset tagasisidet õpilaste poolt eelkõige, kes meile tulid ja praeguse seisuga on meil küll plaanis teha sisseelamislaager uuesti ja pakkuda seda ikkagi jätkuvalt 2-päevasena. Ja see saab toimuma augusti täitsa viimastel päevadel. Need kuupäevad on päris täpselt paigas ei ole, aga suure tõenäosusega on see laager vahemikus 27 kuni 29 august kuskil seal nendel päevadel. Meie jaoks siis hästi huvitav periood oli siis aasta alguses avakursus, et mida see endast kujutab, ja kas see tuleb uuesti? Jah, meie koolis oli siis selle õppeaasta alguses 7 päeva avakursus maailma ja inimese kujunemine. Küsisime peale avakursus tagasisidet nii õpetajatelt kui õpilastelt, kuidas avakursus meeldis. See sai väga positiivset tagasisidet, seega me jätkame avakursusega. Küll aga oli üsna üksmeelne arvamus ka, et 7 päeva on liiga pikk, kuna need tegevused olid tegelikult suhteliselt erilised ja eeldasid õpilaselt hästi palju panustamist, päris palju rühmatööd ja selliseid huvitavaid töövorme ja see oli õpilasele ja tegelikult ka õpetajale, kes oli oma tavarollist natukene väljas, sellepärast et teie mentorid pidid õpetama teile tegelikult korraga kõiki õppeaineid, mida avakursus nõudis, oli väga väsitav. Ehk et nüüd järgmisel aastal, ehk siis sel sügisel uutele G1-del avakursus kestab 5 päeva, et 1 terve nädala. Aga mis see maailma inimese kujunemise kursus on? Võib-olla nendele, kes ei tea, et see on siis selline vahva kursus, kus meil on kokku seostatud ja lõimitud sisuliselt kõik õppeained, mida te olete põhikoolis juba õppinud ja mida te gümnaasiumi edasi hakkate õppima ka. Ja see jutustab loo maailma loomisest, maailma kujunemisest, alguses loodusteadusliku loo alates suurest paugust kuni tänase päevani välja, kuidas meie ühiskond täna välja näeb ja tegelikult sammuke edasi, et mis võiks tulevikus saada. Te mäletate veel kõik värskelt, te saite alles selle kursuse. Jaa, aga te mainisite ka moodulitest ja valikkursustest, et rääkige natuke lähemalt nendest. Meie õpilased kõik valivad endale iga aasta 1 mooduli. Moodul on siis 3 kursusest koosnev temaatiline plokk, mida me pakume Mustamäe riigigümnaasiumis ja see on meie väga tugev eripära võrreldes võib-olla teiste Tallinna riigigümnaasiumitega, et meie pakume seda koostöös oma partnerkoolidega. Ja partnerkoolide all peame siis silmas eelkõige piirkondliku ülikooli Tallinna Tehnikaülikooli, siin on kõrgkool, Tallinna Majanduskool, aga ka näiteks kutsekool Tööstushariduskeskus. Lisaks on meie hea partner tegelikult Tallinna Tervishoiukõrgkool veel. Samuti on meil 1 moodul Mubast, 1 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, 1 Sisekaitseakadeemiast, ehk et häid partnereid on meil palju ja nende abil siis pakume oma õpilastele valikmooduleid. Moodul on meie õppekava kohustuslik osa, selles mõttes iga õpilane peab iga aasta endale mooduli valima ja järgmiseks aastaks saab valida uue mooduli. Uue mooduli võib valida täiesti
erineval teemal ja täiesti teises koolis, aga võib jätkata tegelikult, kui pakutakse ja suuresti pakutakse samal teemal jätkumooduliga, ehk siis natukene sügavamalt ja natuke keerulisemaks mineva jätkumooduliga samal teemal. Näiteks praegu on arhitektuur, siis G2 me pakume arhitektuur 2, mis on siis veidi keerukam. Ja lisaks on siis võimalik valida peale moodulite valikkursuseid ja valikkursuseid peaks meie õpilane valima siis 5, kui õpilane meile õppima asudes vahetas oma B1 võõrkeelt ehk oma teist võõrkeelt, siis 4 valikkursus saab ta tegelikult sellega kaetud, sest õpilased õpivad uut võõrkeelt meil 9 kursust, mitte 5 kursust, nagu nad õpivad seda võõrkeelt, mida nad juba põhikoolis õppisid. Mis on hetkel kõige populaarsem moodul ja kui sa saaksid ise valida ühe mooduli, mis see oleks? Jaa, see on hea küsimus. Just äsja sai tehtud ka küsitlus õpilaste hulgas, et kuidas praegu neil moodulkursustes läheb ja milline on tagasiside. Tagasiside oli üllatavalt positiivne. Vastas 190 õpilast, kellest üle 130 vastas, et nad on oma valitud mooduliga täiesti rahul, nagu täiesti rahul. Ja ainult 6 ütles, et nad ei ole rahul. Ülejäänud jäid siis sinna kuskile vahele. Ja kõige positiivsemaid hindeid, ehk siis täieliku sellise sisuliselt 100% rahulolu saidki meil esinemistehnika ja eneseväljendus näiteks, sisekaitse sai väga positiivse hinde, arhitektuur, toidutehnoloogia ja keemia hinnati ka väga kõrgelt, aga valdavalt üldiselt kõik moodulid. Nüüd te küsisite, et kui mina täna valiksin, et mis ma valiksin, et ma arvan, et lähtuvalt sellest, mis tööd ma täna teen, et ma ilmselt valiksin esinemistehnika ja eneseväljendus, seda läheb mul vaja, kas või täna. Aga ma küsiksin kohe vastu, et teie tüdrukud käite ka ju praegu oma moodulites, et kuidas teie oma valikmoodulitega rahul olete? Mina ise valisin ka esinemistehnika eneseväljendus, kuna ma mõtlesin, et tõesti, et seda nagu on elus vaja, et tuleb kasuks. Ja oled rahul? Jaa, väga. Mul on nagu tõsiselt, meil on nagu õpilased on toredad ja õpetajad on ka väga toredad ja lihtsalt see on ju hea. Aga kuidas sinul? Mina valisin sisekaitseõppe. Ma tahtsin sükest nagu väljakutset ja see on seda pakkunud. Ja ma olen ka väga rahul selle õppeviisiga, mis meil on või vormiga. Et meil vahest räägitakse ka niisama oma kogemusest lugusi, et need on ka väga põnev kuulda. Kas sa tegelikult tead, kuidas see sisekaitseõppe sul sel aastal veel lõppeb? Kuidas kevadel viimane kursus kujuneb? Oled sa kursis? Ja meil on laager Väike-Maarjas, politseilaager ja selleks me praegu valmistume loengutega. Ja 2-päevane laager, nii et teil tegelikult kõige põnevam praktiline osa on veel alles sisekaitseõppe sees. Mina olen laagrikava juba näinud, see on nii põnev, et ma tahaks ise minna suitsusukeldumine ja ma ei tea, mis inimese autoavariist pääsmine. Ühesõnaga, see laagrikava on juba nagu üks põnev seikluslaager ise. Nii et ma arvan, et sisekaitseõppe saab järgmisel aastal meil ka tegelikult päris populaarseks. Kindlasti. Nii, aga läheme edasi. Aga kuidas meie koolis siis üleüldiselt praegu läheb, et meil on ikkagi juba pool aasta läbi, et kuidas õpetajatel ja õpilastel tagasiside on ja nii? Just küsisime ju tegelikult ka õpilastelt ja õpetajatelt pool aasta sellist väikest tagasisidet või tegime sellise pisikese rahulolu küsitluse. Õpetajate osas saab öelda, et valdavalt väga positiivne tagasiside. Sisuliselt igas punktis, mis me küsisime, seal oli see maksimaalne skaala, et kas nad tunnevad ennast väga hästi või nad on väitega väga nõus, 5 oli maksimaalne skaala, enamik vastuseid ikkagi oli üle 4 õpetajatel. Et kuidas nad hindavad töötingimusi, kolleegide tuge, juhtkonna tuge, kuidas nad hindavad oma läbisaamist õpilastega, õpetajate hinnangud olid valdavalt väga kõrged, millest saab järeldada, et meie õpetajad on hästi kohanenud, mis on omakorda hea info, sest et just tänasest näiteks algab meil uute õpetajate värbamine ja meil on vaja saada väga palju uusi õpetajaid, sest poole võrra rohkem õpilasi tuleb ju uuest sügisest juurde. Et ma loodan tegelikult seda, et see tänase õpetaja positiivne enesetunne, positiivne tagasiside aitab meil tegelikult leida teile veel väga häid õpetajaid siia kooli juurde. Õpilaste osas, võib-olla tegime väikse vea, et tegime tagasiside küsitluse teile tegelikult enne talvevaheaega, kui kõik olid maksimaalselt väsinud, talvepimedus oli oma tippharjal, ehk et seda väsimuse tunnet tuli natukene liiga palju sealt küsitlusest, kindlasti rohkem, kui me oleks tahtnud. Samas ei ole see midagi erakordset, sellepärast et õpilane, tavaliselt 10. klassi õpilane, tema jaoks ongi kõige raskem esimese poolaasta esimene sügis ja sealt edasi saab ainult minna ülespoole, kohanetakse tempoga, kohanetakse gümnaasiumi õppekavaga ja läheb kergemaks. Et see 10. klassi sügis on ka teistes koolides hästi keeruline. Mida oli rõõmus
lugeda õpilaste tagasisidest, et sisuliselt kõik õpilased üle 90% väitsid, et neil on koolis olemas väga hea sõber või suisa parim sõber. Ehk et kui neil ka koolis on raske, siis nad toetuvad oma sõbrale ja kaaslasele, et klassides on hea atmosfäär, et meil ei ole kiusamist, meil saavad õpilased omavahel väga hästi läbi ja nad tunnevad ennast toetatuna. Et see oli meile hästi oluline. Muret tekitav oligi eelkõige see koormuse koht, väsimuse koht, aga sellega saab esiteks harjuda ja teiseks loomulikult me teeme ka õpetajatega tööd, et vaadata, kus annaks parandada, kus annaks vähendada, veel rohkem seostada asju, et õpilaste õpikoormus oleks tegelikult pisut väiksem. Aitäh, aga me juba teame ka, et Murgi sisseastumistest on nüüd 6. aprillil, et kas see aasta on ka mingid muudatusi nüüd? No see on tõesti kindlasti üks huvitavamaid teemasid eelkõige meile tuleva uue õpilase jaoks, et kuidas selle sisseastumisega on. Jah, et sisseastumistestile saab hakata registreerima 1. märtsil ja registreerimine läheb lukku 22. märtsil, et kindlasti tuleb jälgida, et seda registreerimise aega keegi maha ei maga. Et kui ei jõua ennast registreerida, siis testile ei saa ka. Ja esimene pingutus on see, mida saab iga 9. teha juba täna, see tähendab, täna peaks õppima nii hästi, et ühtegi puuduliku perioodi hinnet tunnistusel ei ole, sellepärast et puudulike perioodi hinnetega meile paraku kandideerida kuidagi ei saa. Ehk et hinded peavad olema vähemalt rahuldavad tunnistusel. Siis saab tulla testile ja kui testil, mis koosneb 4 osast, nagu eelmisel aastal ka, eesti keel, matemaatika, loodusained, inglise keel, kui testil läheb piisavalt hästi, siis saab õpilane kutsevestlusele. Ja peale vestlust siis hiljemalt 2. mail saadame me välja esimese portsu kooli kutseid, ehk siis kutsume uued 360 kümnendiku endale kooli. Nüüd te küsisite ka, et kas midagi on teisiti kui eelmisel aastal, et teisiti õige pisut on seekord see, et eelmisel aastal oli meil vastuvõtu korras sätestatud niimoodi, et testi kogu tulemus peab olema 50% ja siis saab õpilane vestlusele, et alla selle siis on õpilane justkui läbi kukkunud testi. Seekord on meil sätestatud lisatingimusena, et iga testi osa peab olema üle 50%. Ehk et ei juhtuks sellist asja, kus õpilasel on võib-olla 2 testiosa väga kõrged, aga samas ta näiteks saab alla 50% matemaatikas või loodusainetes, mis on tegelikult meie kooli väga tugev fookus ja saab siis ikkagi nagu vestlusele või pääseb edasi. Ehk et meil ei ole sõnastatud see ka nii rangelt, et mitte mingil juhul vestlusele ei saa, aga seal on kirjutatud nii, et meil on õigus vestlusele mitte kutsuda. Ja veel üks oluline muudatus, eelmisel aastal me ei olnud pannud piirangut, kui mitu õpilast me vestlusele kutsume. Sel aastal on meil vastuvõtu korras sõnastatud see nii, et me kutsume vestlusele 600 parima tulemuse saanud õpilast, ehk üle 600 me vestlusele ei kutsu. Need on võib-olla kõige olulisemad erisused, et rohkem selliseid olulisi erisusi ei ole. Nii et 9. jätke meelde. Aga aitäh! Ja. Meie küsimused said otsa. Hei, ja nüüd me oleme jälle tagasi ning räägime oma muljetest koolist. No millest me võiks siis kohe alustada? Mina isiklikult tahaks kohe alustada meie klassidest. Ja, meil on siis klassidel nimed, mitte tähed, vaid hoopis nagu näiteks Pluto, Venus, Mars, Jupiter ja nii edasi. Ja siis järgmine aasta on ka samad klassi nimed, aga lihtsalt on siis G1 ja G2, ehk siis G1 on 10. klass ja G2 on 11. klass ja G3 on siis 12. klass, mida meil, oleme meie siis esimesed. Jah. Aga kui meil on juba klassid nagu sellised kosmose ja kõige selle teemalised, siis tegelikult ma ei tea, kui paljud meist ja teist siis kursis on, aga meil on ka koolimaja, väga siuke kosmoseteemaline, meil on ruumid ja igasugused nagu kohad siin nimetatud nende järgi, et Komeet ja Polaris ja Orbiit. Orbiit on siis näiteks söökla ja Polaris on meie aula. Jah. Ja et see, kui sulle nagu siuke, kindlasti see ei ole ainuke põhjus, aga kui sulle meeldib ka siuke kosmose ja kõige selle temaatika, et siis kindlasti on nagu siin väga lahe. Ja see koolimaja on ka siis 3-nurga kujuline ja selle projekti nimi vist või selle nimi on Hõbenool. Ja meie koolimaja. Ja, et see on ka minu arust nii ilus. Ja meie klassidel on siis niimoodi, et meie klassid jagunevad mentorgruppideks ja meie klassil on 2 mentorit.
et see on siis nagu, see ei ole nagu sihuke tavaline, mentor ei ole lihtsalt su klassijuhataja, kes käib sul nagu taga ja kiusab sind, et et ma ei tea, sul on see tegemata või sul on hinded või mis iganes. Et mentor on ikkagi nagu, meil on ikkagi põhjendatud, et on ikkagi sihuke lihtsalt toetav inimene, et kui sul on abi vaja, siis sa saad tema poole pöörduda, et sa ei ole nagu üksinda siin, kui sul ei ole nagu kohe sõpru või nii, et siis mentor on sul alati. Ja, et on sulle toeks ja niuke, et meil on 37 inimest nagu klassis ja siis üks mentor ei suudaks nagu nii hästi kõigi õpilastega toime tulla, et siis see on nagu, kui sul on nagu pool klassi, ehk siis umbes, mis meil on 17-18 inimest mentorgrupis, et siis on see rohkem niuke personaalsem ja meil toimuvad ka mentorvestlused, mis on 2 või 3 korda aastas, et seal on ka, ta küsib, et kuidas sul läinud on ja et kas sa saad ikka hakkama ja niukseid küsimusi, et ja toetab ja suunab sind igas mõttes. Ja, et ta ei ole nagu klassijuhatajast, klassijuhataja vahest teeb nagu mingeid üritusi, plaanib või nii, vaid mentorid on ikkagi nagu need, kes tahavad kasvatada meist juba nagu täiskasvanud inimesed ühiskonda, et me saame ise hakkama, et jah, me saame abi küsida, aga need ei tee meie eest asju ära. Ja. Et see on hästi lahe meil. Ja meil on see ka, et meil on iga esmaspäev siis selle kasulikul ajal on meil pool tundi, kus me oleme siis mentorgruppidega klassis ja meil on niisugused ühisteemad, mille üle me arutame ja saame niisugune lähedasemaks. Ja siis antakse ka nagu üleüldist informatsiooni ja nii. Või siis vahest ongi mingid arendavad ülesanded üldse. Ja aga vahepeal on ka need loengud sellel ajal. Ja, mis on meie koolis hästi äge, on see, et meil on hästi palju loenguid. Et sa ei pea neil kõigil alati käima, sest neid on tõsiselt palju, et sa saad valida, aga sul on see võimalus ja nagu see on minu jaoks nagu väga äge. See on nagu hariv ja sa saad rohkem teada asjadest, mida sa muidu võib-olla ei mõtleks. Et räägitaksegi mingist näiteks toidust ja sa saadki rohkem teada sellest tänu sellele. Võib-olla sa mõtled, et meil oli ükskord smootidest näiteks, et tervislikud smootid, et kuidas on need tasakaalustatud. Muidu sa võib-olla ei mõtleks, et kuidas ma oma smoothid teen, et mis mul seal sees peab olema. Aga siis sa saidki rohkem teada sellest, et see on nagu hariv ja mulle täiega meeldivad need. Ja, et Rimi meie suur kallis sponsor siin koolis, et siin meil on tervisereeded ja siis käidakse ka iga kuu meil loengud pidamas, et täpselt nagu Anni rääkiski, et üks kord on smoothie, teine kord on üldse siuke üleüldine nagu toidu raiskamine ja see ja kuidas sellest hoiduda, et need loengud on nagu vahest tundub, et on hästi palju ja nii, aga samas sa ei pea neil kõigil käima, sa saad valida need, mis sulle endale huvi pakuvad ja nagu lihtsalt, et see võimalus sul on olemas, on hästi äge meil. Jah. Aga rääkides üleüldiselt ka tundidest siis, et meil on 70-minutilised tunnid, mis võib-olla, kui sa tuled koolist, kus on näiteks 45 minutit, nagu tavaliselt on, see võib olla alguses siuke, et issand jumal, kas ma nagu ei viitsin või ei jaksa või kas ma suren ära või nagu kõik siuksed asjad. Et mina ütleks, et tegelikult see ei ole nii hull ja sa harjud ära ja tegelikult sa isegi võib-olla mõistad, et see on nagu tegelikult kasulik. Ausalt öeldes ma isegi ei pannud alguses tähele, et nagu 70 minutit oli juba läbi. Ma vaatasin, et õpetaja ütles, et et nüüd lõpetuseks teeme veel mingi viimase ülesande vaata, siis ma vaatan kella, 5 minutit on tunni lõpuni, ma olin nagu issand, kus see aeg on läinud. Et nagu vahepeal see ei tundu üldse nagu 70 minutit, vaid hoopis ongi nagu tavaline 45 minutit. Vahepeal võib olla natuke igavamates tundides, see natuke võib venida, aga enamasti on see lihtsalt sama kiiresti läinud kui tavaliselt 45 minutit. Ja üldiselt on ikka see ka, et nagu kui võetakse uus teema või nii, et siis tegelikult on nagu palju mugavam pikas tunnis terve see teema läbi käsitleda ja järgmises tunnis võib-olla lihtsalt lahendada spetsiifilisemaid ülesandeid, aga sa nagu, minul endal nagu tavakoolist tulles oli nagu see, et vahest võtad uue teema ja siis ei jõua nagu kõike lõpuni selgeks teha, siis pead järgmine nädal või ma ei tea, mis päeval jälle nagu meelde tuletama, et mida me üldse õppisime või ja siuke nagu suur segadus on, aga et siin seda nüüd on nagu vähem. Et jah, vahest on ikka see, et ei jõua kõike teemat, aga üleüldiselt jõuab nagu see 70 minutiga väga palju teha ja see ei tundu nagu tegelikult nagu maailma lõpp. Ja meie õpetajad on ka kõik
väga toredad ja vastutulekud minu arust. Ja et arvestades, et see on tegelikult ikkagi nagu pikk aeg, siis kuna me oleme liikuma kutsuv gümnaasium, et siis arvestatakse ka sellega, et meil on vahest vaja nagu liigutada nii, ega jah, kõikides tundides ei saagi nagu alati küsida, noh muidu meil saab küsida, et kas me võiks teha mingit liigutamist või nii, ma ei tea, püsti tõusta või et võid küsida, et kas ma võin nagu, et kas see segab tundi või nii. Aga selles suhtes ja, et õpetajad on vastutulelikud ja meil on ka murgid purgis, et kui on siuke suur vajadus, ei suuda istuda või siuke suur väsimus, et siis saab seda alati õpetajalt küsida. Ja, mulle väga meeldivad, et ma mäletan, kui me tegime seda füüsikatunnis, olgapää, peppu, polved, varbad. Ja soome keelt õppisime veidi füüsikatunnis lihtsalt, et liigutada ja nii. Ja. Aga mis on siis nagu veel siuke suur nagu omapära meil koolis on see, et meil ei ole otseselt õpikuid, me ei käi suurte raskete kottidega. Et meil on ainetes vihikud enamasti ja siis ongi, ainult vihikud on sul põhimõtteliselt kotis. Et sul ei ole mingi 10 aineõpikud või asjad, et sul ongi nagu näiteks mingi 3-4 vihikut kaasas. Et oleneb palju sul tunde on ja lisaks meil on ka ajajoon. See on küll mahukam ja suurem, kõvasti kui mingid vihikud. Ja, et siuke suur kaustik. Ja, aga selle jaoks meil on kapp omakorda. Ja, et meil on niisugused mõnusad kapid, kuhu saab asju panna oma õpilaspiletiga, saad piksutada ja minu arust nad on väga mugavad. Ja et koolikott on nagu siin koolis ikka päris kerge, kui sa just ise nagu mingi, ma ei tea, hunnikusraamatuid kaasaseid assi. Aga ja, et on vihikud ja matemaatikas näiteks meil on praegu nagu lisamaterjal nagu tööviikuna, aga üldiselt ja, et tunnid on kuidagi niimoodi kavandatud, et meil on klassides õpikud olemas, kui seda vaja on, aga alati ei olegi vaja, et kuidagi mingid ülesanded seletatakse lahti, sul ei ole tööviikud või lihtsalt... Ja, et õpetaja enamasti teeb siis näiteks slaidid, esitlused, et ja siis saad vihikusse kirjutada kõik, mis sul vaja on. Ja või siis ongi mingid ülesanded, kui on vaja, siis meile prinditakse töölehed või nii, või saadetakse meile, me saame ise vihikusse teha või mis iganes, aga et koolikott on nagu tõesti väga kerge. Ma olin üsna üllatunud selle peale, et nagu tissand, ma ei peagi 10 kilo kandma iga päev koolis kaasas. Ja see on väga mugav ja kui tundubki, et kott on kuidagi väga raske, siis saab selle nagu tühjaks teha ja kappi panna need asjad vahepeal. Ja, aga kuidas siis on ikkagi meie muljed nagu? Räägime siis natuke nagu, kuidas me tunneme ennast siin koolis? Ma ütleks, et väga hästi. Selles mõttes see ei ole nagu põhikool, et nagu ma loodan, et 9-ndikud ka mõistavad seda, et siin on raskem. Ma eriti tulin veel niisugusest väiksemast koolist ja seal oli natuke kergem, ma arvan, kui linnakoolides. Aga et sa peadki, see on harjumuse asi minu arust, et esimesed poolestat ongi raskemad või võib-olla isegi rohkem, aga sa saad hakkama. Me saame hakkama, kõik saame hakkama, ma usun. Ja see ei ole nagu ainult seda, et murgis on raske. See on nagu igal pool, see on normaalne, et gümnaasiumis on raske. Ja kõik teavad, et meil on raske ja sellepärast meil on hästi toetavad kõik on kõigi sõbrad. Kui sa ei ole sõber, sa saad ikka inimestega läbi ja nii. Et keegi ei tule sul nagu, meil siukest kiusu või siukest ei ole või õpetajad on hästi vastutulelikud. Kui sul on probleem, siis räägi, nad aitavad sind, et kui ongi nagu kuidagi raske, ei saa teemast aru, meil on õpetaja mõista või õpetaja tuleb sulle nagu vastu sellega, et seda on tunda. Et kuigi on raske, siis samas on ka see, et ma tean, et mul on nagu inimesi ja seda tuge siin koolis küll olemas. Ja et see on... Ja nagu üleüldiselt, koolimaja praegu, see on nagu võimas. See on tõesti. Ma loodan, et see jääb ka nii. Ma arvan. Ja järgmine aasta on ainult lihtsalt rohkem inimesi. Aga me ootame teid elevusega. See on nagu hoopis teine kogemus, kui meid on veel rohkem siin. Et mida rohkem, seda uhkem. Ja nagu meil on ka ikkagi tegelikult ju päris vahvaid asju, igasugused üritused toimunud ja nagu nii äge on nagu mõelda, et varsti on nagu veel inimesi ja veel rohkem ideid ja veel rohkem üritusi ja nagu kõik siuke, see on nagu Ma olen elevil, nüüd ma olen küll tõsiselt elevil. Ja siin on nagu
meil ei ole ju kõik veel see, et meil on kõik valmis ja see, et meil on nagu kõik kogu aeg räägitakse ja meil on plaanis see, meil on siuksed ideed, nagu kõik siuke rääkimine käib ja nagu see on kuidagi nagu tekitab ikka elevust, saad ikka veel nagu elevil, et oh my god, veel asju. Minu soovitus on see, et nagu olge ise hästi aktiivsed ja küsige, kui teil on idee, siis reaalselt minge kellegi juurde, küsige oma mentorit näiteks, et mul on selline idee, kas see oleks võimalik, kas see oleks tehtav ja ma usun, et enamasti on selle vastus, et jaa, on, et teeme ära. Ja, või kui on nagu siuke taetid ja siis nagu võetakse see teemaks ikka ja arutatakse ja nii, et selles suhtes ja ma ütleks, et ka rääkides natuke nagu tundide muljetest ja nii, siis kuna meil on siuke asi nagu ajajoon, et sellel on eriarvamusi, kõikidel on oma arvamus, aga mina leian, et see on ikkagi nagu tegelikult päris siuke huvitav lähenemine, aga samas ka nagu päris nagu tark või see suhtes, et kui ongi see, et ma põhikoolist ise ka tundsin, et mingites ainetes räägitakse sulle nagu mingi ajaloo asju või üldse mingeid asju, ajajoon ongi suht nagu muusika ajalugu, kunsti ajalugu ja kõik siuke ja ajalugu üleüldiselt, et räägiti nii kuidagi edasi-tagasi, küll oled nagu eesti keelega kuskil, ma ei tea, räägid seal, et Kristjan Jaak Peterson kirjutas siin ja ajaloos räägid mingi, ma ei tea, mis teemast nagu keskajast ja nii keskaja algusest täiesti, et ajajoon on nagu, ongi siuke, mis võtab kõike nagu ilusti järjest ja täpselt. Et mina tunnen, et see kuidagi ikkagi aitab paremini mõista ja teha seda nagu tervikpilti ajaloost. Ja neid seoseid, et sul ongi, et sa ei ole nagu erinevates aegades, erinevates ainetes, vaid jah, ongi kõik koos ja sa saadki ja need asjad kattuvad ja ongi, et kui sul on mingi inimene, kes on sul kirjanduses, see võib tulla ka muusikas sulle, see sama inimene ja see on hea, kui need on nagu koos ja samal ajal. Ja et see, mis meil räägitakse, et üritame tervikpilti teile luua, et see nagu tõsiselt aitab, et mina nagu tegelikult enne kooli algust, kui ma lugesin selle kohta, siis ma olin nagu väga elevil, sest ma tõesti, ma tundsin põhikoolis, et nagu väga raske oli see, et räägitakse sulle muusikast, mingi ülitähtsast heliloojast ja siis nagu mitu aastat, ma ei tea, vahest oli see, et nagu järgmine aasta küsis ajalõpetaja, et olete seda õppinud, kas te mäletate? Jaa, siis sa kunagi ei mäletanud, see nagu... Jaa, sest sul ei olnud seoseid meil vahel, vaata. Sa ei teadnud nagu, sa ei suutnud neid ajastuid kuidagi nagu nendest aru saada, kuidas need läksid ja nii, sest kõik õpetati nii kuidagi segamini, aga lihtsalt oli vaja õppekava nagu läbida ja need kõik asjad ükskord selgeks õppida. Aga et siin nagu mina tunnen, et see on siuke päris äge asi tegelikult. Ma arvan, et see oli ka üks põhjustest, miks ma siia tulin. Sest kui ma hakkasin sisse astuma, siis seal oli kirjutatud minu arust sellest. Ja see oli minu jaoks ka niuke lihtsalt, et see nagu, tegelikult see on nii geniaalne, nagu ma isegi ei saa aru, miks seda varem ei ole nagu kasutatud, et see on tegelikult, võiks seda juba varem hakata tegema. Ja et arvatakse, et meil on õppekavas need ja need peaksid olema seostatud, aga alati ei suudata nagu kuidagi planeerida seda niimoodi, et mina leian, et ka nagu põhikoolis võiks olla siuke loogika. Aga kuna ka meil on loodusainetel ikkagi nagu suur rõhk ja nii, et meil on lai matemaatika kõikidel ja nii, kuigi sa saad võtta riigieksamil ikkagi nagu kitsa matemaatikaeksami, siis ka meil on looduspraktikatunnid, et mis minu arust on väga lahe, sest nagu põhikoolis oli see, et kõik muidugi, hästi paljud on rääkinud klassis, et neil ei olnud üldse nagu praktikat või oli see, et oli nagu üks kord või paar korda nagu aasta jooksul, et meil on iga nädal üks, see ei ole sul kohe alguses, aga see tuleb nagu kursusega. Teisest kursusest minust tuli, aga meil, et see on hästi lahe, et saad nii füüsikas kui ka keemias. Iga nädal on erinev, et vahetad. Ja, et meil on vaheldumisi, et meil on siis mentorgrupid jagatud pooleks, ühel on praktiline füüsika ja teine on praktiline keemia. Ehk siis üks pool klassis teeb keemiat, teeb katseid ja asju ja teine pool teeb siis füüsikas näiteks elektriahelat. Ja vooluringi täpselt. Ja siis ongi, et sul on rohkem võimalusi, et sul ei ole 37 inimest, et siis võib-olla, keegi ei saagi näiteks teha midagi, ei saa katseid teha läbi. Aga kui sul on vähem inimesi, siis saavad kõik ilusti teha katsed läbi.
ja et see on hästi lahe tegelikult ja meil on ka tulemas igasuguseid muid asju ka nagu praktiline musitseerimine, mis ei ole küll nagu kindlalt see, et me hakkame kõik nagu kogu aeg nüüd pille õppima ja nii, aga me saame ikkagi ka nagu katsetada ja nii, aga see on meil alles tulemas ja sellest me saame muljetada mõni teine kord. Ja meil on toimumas ka õpilasvarjutamine 12–16 veebruar, noh, välja arvatud 15, kuna meil on siis valikmoodul ja kursus. Aga me ootame väga kõiki 9-ndikke, kes oleksid huvitatud kogema nagu murgis koolipäeva. Et nad saavad teha kaasa kõikides tundides ja noh, käia meil igal pool kaasas, me saame tutvustada koolimaja ja kuidas tunnid käivad ja nii ja tutvustada muidugi ka meie vahvaid õpetajaid, et see on nagu eriti äge. Et see saavad osa meie elus siin. Jaa, et see on nagu tegelikult väga nagu lahe kogemus, ma arvan. Ja nagu see nagu saadki veits sellist nagu tunnetust, et milline meie koolipäev on, et me võime ju rääkida siin väga palju, aga noh, sa ei saa lihtsalt sellest jutust ju tegelikult seda õiget kogemust. Jaa, aga saab sind ikkagi suunata, et kas see on ikka sulle. Jaa, aga ma olen päris kindel. Murg on nagu tõsiselt äge kool. Ja saab siis ennast regada päev pärast infotundi, nii et ootame teie registreerimist. Ilusat päeva teile! Nägemist!